Armas kogudus, kirikus ei saagi teistmoodi tervitada, kui te, kes te olete kokku tulnud. Ma pean küll vabandama, selles kirikus on väga harva peetud jumalateenistusi ja jutlusi eesti keele. See on olnud läbi aegade Tallinna üks juhtiv saksa kirik. Aga ma räägin, teie loal ma siiski jätkan eesti keeles. Nüüd see, mida ma täna räägin, see on minu arusaam asjadest, kuidas eestikeelne trükisõna kunagi sündis. Kõike seda ei pea uskuma. Just täna sängitatud paavst olevat oma veel enne oma viimast hingetõmmet öelnud kuulsa lause, mille üle maailm praegu mõtleb, mis asi see on. Kuulsite, teate seda lauset, mis ta ütles? Kõik on vale. Ja keegi ei oska nüüd enam mõtestada. Nüüd, mis puudutab seda, mis on 500 aastat tagasi, ehk õieti, mida me siis tähistame selle eestikeelse trükisõna algusena 16. sajandil, on äärmiselt vaieldav. Paljud teist teavad, et see, mida me täna kiidame aastat 1526, ei ole õige. Alles 2 päeva tagasi küsiti minult, aga kuidas siis selle õige eestikeelse raamatuga on? Kui ma olin poisike, siis ma hakkasin lugema läinud sajandi alguse eestikeelseid väikseid kalendreid. Tollastes kalendrites oli lõpus alati üks ajaloo kronoloogia ja sealt on mulle meelde jäänud üks rida ja see on esimene eestikeelne trükitud raamat ilmus 1517. aastal. 2 päeva tagasi küsiti mult siinsamas näituse avamise ajal, et kuidas siiski sellega lood on. See on kuulus Kiiveli katekismus, mille ma panin sinna küsimärgi järele. See on seotud Saare-Lääne piiskopi Johannes Kiiveliga, kes kutsus oma piiskopkonna vaimulikke kokku sinodile 1517 ja selles kutses on kirjas, ladina keeli muidugi, et on tarvis ka kasutusele võtta üks usuõpetuse abivahend. Me päris täpselt ei tea, missugune abivahend see oli. Sellest on loetud välja, et see oligi trükitud katoliku katekismus. Aga armas rahvas, see on oletus. Rohkem me sellest midagi rohkem ei tea ja kui te tahate mõtiskleda selle üle, siis kui te järgmine kord sõidate Haapsallu, siis vaadake Haapsallu linnuse värava kohal on piiskop Kiiveli vapp ja mõtisklege selle üle. Aga see ei ole ainukene. On olemas veel üks. See on Kullamaa katekismus. Seda on küll kadunud Toomas Põld arvas, et see võis olla ka trükitud, aga see on tegelikult Kullamaa käsikirjast pärit. Vanim säilinud pikem eestikeelne tekst, mis on kirjutatud Kullamaa vakuraamatu päris lõppu, see on umbes aastatest 1524-1532. Ei, selle kirjutasid ju ikkagi katoliku preestrid. Seal on kirjas eesti keeles 2 palvet. Meie isa palve, mina kasutan vanamoodsat eesti keelt, see on Issa meie palve. Ja teiseks ka Ave Maria ehk Maaria tervitus ja lõpetuseks ka usutunnistus. Ehk Toomas Põllul oli õigus, et need kõik kokku ongi tegelikult katekismuse mingisugused juba osad. Kes selle kirja panid ja kui kiiresti kui palju see levis, seda me ei tea. Nüüd, et selle tekst, see leiti ka Tallinna linnaarhiivist 1923. aastal. Issa meie palve näeb välja niimoodi kirjutatult. On väga lihtsasti loetav, eks ole. Ja Maaria palve on järgmine. Ja jätame nüüd praegu need katekismused omale paigale ja ootama seal, kus tõesti Kiiveli katekismus võib-olla kuskilt leitakse või mitte.
Aga läheme edasi hoopis reformatsiooni juurde. Meil on tegemist siiski Eesti Raamatu trükisõna algusega seotud luterliku reformatsiooniga. Mis on see reformatio? See on ju lihtne ladinakeelne sõna, muutmine, ümberkujundamine, uuendamine ja ennekõike muidugi sai see vanas eesti keeles, vanemas eesti keeles kasutati ju ka usupuhastus. Aga keegi korralikud inimesed tänapäeval usupuhastuse sõna enam ei taha suhu võtta. Nüüd, selle algus on seotud Martin Luteriga. Tema algatas 1517. aastal reformatsiooni. Ei järgi uskuge seda, mida igal pool kirjutatakse, kuidas ta oma vaidlusteesid lõi haamriga ja mitme naelaga Wittenbergi lossikiriku ukse peale. See on ilus müüt, mida ikka korratakse, eriti lahkelt seda kõik ingliskeelsed väljaanded, kes reformatsioonist kirjutavad, seda kasutavad. Nii, siin on tegemist Martin Luteriga. Martin Luther oli isiklik õuemaaler või maalija, kuulus kunstnik Lukas Cranach vanem. Ja see tema Lukas Cranachi maal on 1527. aastal, kujutab siis Martin Luterit. Ja üks pisikene asi, mis mul torkas enne, kui ma nüüd panin neid pilte kokku ja oma loengule mõtlesin, jätke meelde see aasta, tema sünniaasta, 1483. Ja kui te lähete koju ja hakata guugeldama kõiki teisi tegelasi, kellest ka täna juttu tuleb, siis te näete, et tegemist on ühe põlvkonnaga, kes on 1480. aastate põlvkonnad. Nad on kõik tollal noored mehed, kes alustavad seda tormilist reformatsiooni. Nüüd, mis on see sissejuhatus siis raamatu juurde? Ma tsiteerin siin hea meelega kunagist Göttingeni ülikooli professorit Bernd Möllerit, kes saksa keeli ütles, et ohne Buchdruck keine reformatsioon. Et ilma raamatutrükita poleks olnud mingit reformatsiooni. Jah, seda on ka vastupidi pööratud, aga tema õpilane, praegune Göttingeni ülikooli usuteaduse ja kirikuloo professor Thomas Kaufmann just kirjutas, kuidas raamatutrüki plahvatuslik areng algab just enne reformatsiooni ja need kaks suurt nähtust nagu jooksevad kokku. Ehk vastupidi. Et kompromiss tekib siin omapärane, et raamatutrükk aitab kaasa reformatsiooni arengule ja vastupidi, reformatsioon tiivustab raamatute trükkimist. Vaatame, mismoodi see Saksamaal siis välja nägi. Me ei hakka oma Liivimaad ega Eesti ala siin absoluutselt võrdlema sellega, mis seal juhtus. Saksamaal trükiti 1524. aastal ainult, see on siis aasta enne meie raamatuaasta tähtsat päeva, 2400 lendkirja. Võtsin selle mõiste kasutusele kunagi ja keeleteadlased ütlesid, et ei, lendkiri, see on mingi rumal sõna. Et peab olema lendleht. Vaadake, lendleht on saksa keeli Flugblatt ehk üks lehekülg. Lendkiri, aga võib olla nagu pisikene brošüür, kus võib olla 2, 4, 6, 8 lehekülge. Ja neid 2400 lendkirja erinevate tekstidega, mis Saksamaal tollal trükiti, umbes 2,4 miljoni eksemplarina. See on ju määratu suur arv. Edasi. 1522. aastal sügisel trükiti Luteri Uut Testamenti, tema tõlgitud Uut Testamenti, 3000 eksemplari. See müüdi läbi 3 kuuga. Detsembris tehti juba uus trükk. Ega Uus Testament ei ole nüüd pisikene brošüür. Kui te mõtlete ja võrdlete sellega, kes teab, millised on tänased raamatutiraažid Eestis, umbes keskmiselt pakkuge.
300 kuni 500. Siis sellega võrreldes oli seal, see on 16. sajand. Ja Luteri, ma panin siia kirja, et Luteri täispiiblit, mis trükiti 1534. aastaeelne meie katekismust, müüdi tema eluajal enam kui 100 000 eksemplari. See näitab iseenesest, kui suur osa ja milline võim oli raamatu trükkimisel. Lähemale asjale. Küsimus ei olnud mitte ainult Saksamaal. Euroopa erinevates maades hakati tõlkima piiblit need, kes ühinesid luterliku või evangeelse reformatsiooniga, ja hakati ka Luteri katekismuseid tõlkima rahvakeeltesse. See oli luterliku reformatsiooni ja meie jaoks kõige olulisem mõte, mida too eelnimetatud Göttingeni professor Thomas Kaufmann kirjutas, et Eestis, Sloveenias, Horvaatias, Soomes või Preisis toimus reformatsiooni käigus rahvakeele religioosne väärtustamine, nii et tekste nendest keeltes esmakordselt fikseeriti ja tüpograafiliselt reprodutseeriti. Andke andeks professori niisugune raskemärane sõnastus. Aga mõte jääb ikkagi siin samaks. See on uskumatu, kuidas see levis nendesse keeltesse, sest luterliku reformatsiooni käigus on ka ju saksa keel rahvakeel, mitte enam ladina keel kui kirikukeel. Nüüd, me jõuame sinna, kus ma käisin just ennist enne loengu algust vaatamas, et meie seda pilti vist ei ole, oli ikka, on juba pannud. Meil on tegemist, me läheme tagasi Lübeckisse aastal 1525, kus sügisel, täpsemalt 8. novembril kirjutas Lübecki toomdekaan Johannes Brandes oma päevaraamatusse või õigemini toomkapiitli protokolliraamatusse, et ta oli kuulnud ja saanud kokku Lübecki rae sekretäriga, kes andis teada, et linnas pandi kinni vaaditäis raamatuid, mida üks kaupmees tahtis Riiga toimetada. Nii algab see lugu kõige varasemate eestikeelsetega. Selles vaadis oli rahvakeelseid luterlikke trükkiseid. Ega me päris kindel ei ole, seal olid saksakeelsed raamatukesed, seal olid ka mitte saksakeelsed raamatukesed. Ladina keeli kirjutati just etiam missas in vulgari livonico letico ac estonica. Tähendab, sealhulgas need missaraamatud siis liivi, läti ja eesti keeles. Ma tulen selle liivi keele juurde natuke aega tagasi, sest selle üle vaieldakse tänase päevani. Nüüd, mis juhtus siis õieti? Katoliku vaimulikud leidsid, et raamatud olevat ketserlikud ja järelikult tuleb neid ära põletada. Veel kord tagasi, vaadake, see on siis see ainukene kuulus lehekülg, mis ladina keeles ja ka mille maha kirjutamine. Tekst on tänaseks juba saksa õpetlase Wilhelm Brange poolt korralikult välja antud, kommenteeritud. Kummaline on see, et Eesti raamatukogudes seda eksemplari siiamaani ei ole. Aga ta on väga ilus ja põhjalik töö. Nüüd, see teade sellest 1525. aastal juhtunud loost Lübeckis, enne kui ma edasi lähen, tuli tegelikult ilmsiks siis, kui
saksa kirikuloolane Wilhelm Janasch publitseeris 1950. aastatel suure korraliku teose Lübecki kirikuloost. Ja selles ta mainis, et kuskil on ka kirjas mingisugused mitte-saksakeelsed raamatukesed. Paul Johansen, tollal juba Saksamaal töötav ajaloolane, võttis selle teate omaks ja tegi sellest tegelikult suure avastuse. Tema oli esimene, kes kirjutas lahti, kuidas see esimene teade välja nägi. Niisiis, liigume edasi. Miks Lübeckis need raamatud siis kinni pandi? Kõigepealt võib-olla huvitab teid see, et kas see on päris tavaline, et näiteks Tallinnast tänapäeval ju keegi Maadis raamatuid Tartu saatma ei hakka. Vastab tõele, tegelikult on saksakeelne mõiste Bücherfass ehk raamatuvaat täiesti mõiste omaette ja eriti veel kasutati seda hilisel keskajal ja varasel uusajal selleks, kui raamatuid tuli transportida merd mööda merereisiga ühest kohast teise. Nüüd Lübeck oli keiserlik riigilinn ja kartis hullusti, et kui nüüd reformatsioon hakkab väga laialt levima, siis juhtub seal midagi pahasti. 1525. aastal oli Lübeck veel katoliiklik. Sellest kõik see asi alguse sai. Sellest ka need ladinakeelsed sissekanded raamatutest ja see kuulus lause missas in vulgari livonico letico castonico. Pange tähele see ladinakeelne sõna vulgari, in vulgari ehk tänapäevne võõrsõna eesti keeles vulgaarne tähendab ju tegelikult rahvalikust. Need missaraamatud on mõiste üldtähendusena, me päris täpselt ei tea see mitte missas tähendab. Missa kord ja missaraamat on tuntud ju katolikuaegsest Euroopast juba. Nüüd, kui see kuulutati aga luterlikuks kirjanduseks, siis tuli see kui hereetiline või ketserlik kirjandus muidugi ära põletada. Nüüd, seda me teame. Aga on terve rida asju, mida me selle raamatu puhul ei tea. Esiteks on vaielnud siin õpetatud keeleteadlased, eestlased ja lätlased ja ka sakslased, et mis asi see lingua livonica on seal. Kas see on saksa või liivi keel? Arvamused lähevad lahku, ka mina olin vanasti arvamisel, et see on Liivimaa saksa keel, aga pärast seda olen jälginud ja võrrelnud, et Lübeckis räägitav ja järelikult ka katoliku vaimulikud, kes neid raamatukesi läbi vaatasid, see saksa keel oli võrdlemisi sarnane sellele Liivimaa saksa keelele, nii et me ei saa siin teha vahet, et üks on Liivimaa saksa keel ja teine on Lübeckis tuntud saksa keel. Luteri puhul küll. Luteri keel saab olema siin juba ülemsaksa keel. Kui teil on aga võimalust olnud võrrelda mõnda neist tekstidest ülemsaksa ja alamsaksa keele vahel, siis pange tähele, see erinevus ei ole nii suur, mistõttu ma pooldan neid kadunuid eesti keeleteadlasi nagu Paul Ariste ja Julius Mägiste, kes leidsid, et see lingua livonica võis ikkagi olla liivi keel. Nüüd, teiseks me ei tea seda, ehkki lõplikku vastust ei ole. Teiseks me ei tea, mis asjad need raamatud olid. Kui inkvisitsioonikomisjon Lübeckis vaatas neid läbi, siis märgiti protokolli, et osa raamatud olid kommiksti. Kommiksti mõiste on väga erinev. See võib olla määrdunud, segamini või kokku köidetud ka.
Äkki oli tegemist mitmekeelsete agendadega. Sellist agenda mõistet, kus mitmekeelsed kiriklikud juhendid me tunneme ka hilisemast katoliku reformatsiooni ajast, kui jesuiidid andsid välja oma selliseid raamatukesi, näiteks Agenda Parva 1622. aastast. Peale selle on nendes protokollides siiski, et need õpetatud usumehed, katoliklased leidsid, et osa raamatud on äratuntavad rahvakeelse ristimistalituse järgi. Teised aga sisaldavad rahvakeelset missa laulmist. Lähme siis otsima. Kas meil on midagi sarnast? Ja, meil on olemas Luteri ristimisraamatuke, ma tõlkisin selle nüüd eesti keelde, mis esimesena on trükitud 1523. aastal Wittenbergis. Das Taufbüchlein verdeutscht, sest palju väljaandeid, mis ilmnesid kohe hästi 1523. aasta järel. Aga miks ristimisraamatukene? Aga Martin Lutheril oli see oluline, et oma uue õpetuse järgi oma kogudusi ja vaimulikke õpetada, kuidas õieti ristida. Ja teine. See on Luteri missaraamat. Täpselt samamoodi. Nüüd küsimus selles, et kas selles missaraamatus, sellest on erinevaid väljaandeid, see on 1524 trükitud, ikka aasta enne seda, kui meie 1525. aasta juurde jõudsime, et kas seal oli olemas ka midagi, võib-olla mingid kirikulaulud juba sees. Kirikulaulu teema juurde ma tulen natukene hiljem tagasi, sest et missuguseid asju siis tuli laulda ja kuidas ja mis tekste. Lahtiseks jääb, kelle ettevõtmine kõik see oli. Me teame ju seda, et kaupmees tahtis seda viia ära Riiga. Riia on meie mõistes ju tänapäeval Läti ja Läti ei ole Eesti, mis siis on meil tegemist eestikeelsete raamatutega. Aga Riias on meil juhtivad reformaatorid neil aastatel 1524. Need on Andreas Knopken ja Silvester Tegetmeier. Silvester Tegetmeier oli väga mobiilne mees, kui Tartus usurahutused ja olid väga teravad, siis kutsuti Silvester Tegetmeier neid rahustama Riiast, Tartu. Veel on tegelasi liikvel, kellest ma hea meelega nüüd hakkaksin juba neile loobuma. See oli Tartu käremeelne reformaator Melchior Hoffmann, kes reisis Wittenbergi, et saada Martin Lutherilt endalt tunnistust, et tema õpetus on õige, mida ta Tartus tegi. Ta oli radikaalne reformaator, seotud natuke Münsteri taasristijate liikumisega. Aga see noores põlves ma kirjutasin Melchior Hoffmannist ja leidsin huvitava fakti, et Melchior Hoffmann jõudis Wittenbergi just pärast seda järgmisel päeval, kui Martin Luther oli naise võtnud. Ja siis pidi ta minema Lutheri ette küsima temalt siis seda tunnistust, et tema õpetus õige on. Ega me ei tea päris täpselt, kas ta sai seda või mitte. On veel üks tartlane, kes on liikvel tollal Wittenbergis. Ta ilmub välja veel paarkümmend aastat hiljem. See on Franz Witten, tõenäoliselt esimese eestikeelse, lõuna-eestikeelse tartumurdelise katekismuse tõlkija ja väljaandja. Peale selle on seal veel üks mobiilne tegelane, kes on Riiast pärit Hermann Marsov, kes on parasjagu Wittenbergis liikvel neil ajal, on terava iseloomuga mees.
pärast Tartus jutlustamas, kus ta välja aeti ja lõpuks ka Tallinnas ja Tallinnast pärast uuesti pärast suuri tülisid oma ametivendadega Tartu tagasi läinud. Veel üks selline mees. Nii et need, kes olid selle asjaga võimalikult seotud, neid on palju. Et kuskil raamat trükiti mitte Lübeckis, vaid Wittenbergis paistab olema üpris tõenäone, aga täpselt me jällegi seda ei tea. Jätame nüüd 1525. aasta teema. Martin Luther uuesti meie ees. See on portree 1529. 1530. aastast, ikka seesama Lukas Cranach vanema maalid. Võiks öelda, et tast on päris palju niimoodi tehtud ja Lukas Cranach töötas nagu isikliku õue kunstnikuna Wittenbergis ja on maalinud paljusid teisi tegelasi tollest ajast. Miks Lutheri juurde tagasi tuleme? Detsembris 1528 hakkas Luther kirjutama oma nõndanimetatud väikest katekismust. See on ju väga oluline ja keskne tekst, mida tuli kasutada tema arusaama järgi nii koolis kui kodus. Ilmalik piibel. Kui suur see oli? Kui väike? Mul on siin Stockholmis 1957. aastal tõlgitud ja välja antud Lutheri väike katekismus. Palju tal lehekülgi on siin? 23 eestikeelses tõlkes. Väikesed raamatukesed. Nii, väikese katekismuse esimesed osad oli kummalisel kombel pandi üles suurte plakatitena, sest sellel oli mõju suurem. Neid sai riputada üles nii kirikus, aga ka koolis ja mujal. See on ära tuntud, kõik, kes on vanasti koolis käinud, mäletavad, et need plakateid kasutati igasugustel erialadel ja tänase päevani võib-olla on veel. Nii. Nüüd 1529. aasta jaanuaris ilmusid esimesed need peatükid ristimisest ja armulauast ja väike katekismus trükiti raamatuna 1529. aasta maikuus. Nii ta nägi välja, tollane Lutheri väike katekismus. Katekismuse ajalugu ja Lutheri väikese katekismuse ajalugu on hoopis huvitav. Nendel varastel väljaannetes sageli on lisatud pildid. Lutheri katekismusele lisati kirikulaulud, valik mingeid, mis kõik teenisid ühte ja sedama eesmärki. Paremini, et saaks paremini usutõed viia rahvani välja, eriti noorsoole. Liigume edasi järgmise katekismuse juurde. Nimelt too eelmainitud Paul Johansen avastas 1927. aastal Tallinna linnaarhiivis, ta ei olnud siis veel arhivaar, vaid arhivaari abi, ühest kohtuprotsessist materjalid, mis 1537. aastal kirjeldasid tüli katekismuse pärast. Sinna olid kistud sinna tülisse raamatukaupmees ja üks jutlustaja ja sealt sai Johansen esimese viite sellele, et siin on tegemist ühe eestikeelse või mitte saksakeelse katekismusega. Täit kindlust veel tollal ei olnud. Läks mööda 2 aastat ja Helmut Weiss, baltisakslane, hiljem tuntud tegelane siin Tallinnas kui ka Eesti baltisaksa ühiskonnas, avastas Eestimaa Kirjanduse Ühingu raamatukogus humanistlike trükiste konvoluudi kaante vahel täitematerjalina saksa eestikeelse raamatu
fragmendid. See oligi see, mida me tunneme tänapäeval Vanrati ja Kölli katekismusena. See oli põhjus, miks 1935. aastal pühitseti Eesti raamatu 400. juubelit. Nii need noored mehed välja nägid tollal. Nii, see lugu Vanrati ja Kölli katekismusest vanasti kirjutasime me läbi sidekriipsu. Õpetatud keeleteadlane Jüri Viikberg viibutas sõrme minule, ütles, et ei, see tuleb nüüd korralikult kirjutada Vanrati ja Kölli katekismus. Nii. Kes on seal siis need tegelased? Mille põhiautoriteks on siin Tallinna Oleviste pastor Siimon Vanrat, varasemas kirjanduses tihtipeale ka mainitud kui mõnikord juhtumisi Niguliste pastoriks, aga ta oli Oleviste kiriku kihelkonnas ja üks omapärane ja oma väga seiklusliku eluviisiga mees, pärit Saksamaalt, õppinud Saksamaal ülikoolides, tõenäoliselt õpetanud ja jutlustanud ka Tartus, siis uuesti tagasi Wittenbergi. Siis tagasi tuli Liivimaale, kusjuures tallinlased võtsid tal nööbist kinni ja ütlesid, et nii, nüüd sa jääd siia ja mitte enam Tartu tagasi ei lähe. Sellest tekkis Tallinna ja Tartu rae vahel tüli, mis kestis kaua aega, kui lõpuks tartlased ütlesid, olgu peale, las siis Vanrat jääb Tallinna. Nüüd, kust ta sai selle idee, ilmselt ka liikudes Wittenbergis, koostada oma katekismus. Siin lõpevad minu teadmised otsa, sest mul ei ole usuteaduslikku haridust, sest kuidas on võimalik Luteri katekismuse kõrval teistel kuulsatel reformaatoritel oma katekismusi koostada. Kui palju nad Luteri katekismuse joonest peavad kinni ja kui palju mitte. Seda peavad lahendama õpetatud teoloogid. Nüüd, kui see tekst oli valmis, siis see oli kirjutatud, me armastame seda öelda alamsaksa keeles. Aga ma ei ole selles väga veendunud, tal on alamsaksa ja ülemsaksa keele sugemed, sest aastal 1535, kui ta ilmus, siis on nende keelte vahe hakanud kahanema. Huvitav on aga see, et Siimon Vanrat kas ise või kelle ettepanekul palus oma kolleegil, samuti Oleviste kiriku kihelkonda kuuluva Tallinna pühavaimu pastori Johan Köllil tõlkida see eesti keelde. See on nüüd suur saavutus, seesama saksakeelse teksti tõlkimine. Kes oli Johan Köll? Tema ümber on ka piike murtud, et kuulge, jätke see rumal jutt, ta on ju puhas sündinud eestlane ja tema perekonnanimi ei tähenda midagi muud kui kool. See ei ole päris nii üheselt lihtsustatult väidetav, sellepärast et Kölli sugulasi on Tallinnas ka teisi. Nii et ta oli küll pühavaimus Eesti koguduse õpetaja, mis vastab tõele. Ja liigume nende juurest edasi. Raamatu väljaandmine tähendab rahastamist, nagu tänapäeval. Siin ei ole suurt vahet. Rahastajaks osutus Tallinna suurkaupmees ja raehärra Johann Seelhorst, kes ise ei olnudki nii väga suur evangeelse reformatsiooni pooldaja. Tema ja rahastamine toimus ju, nagu me tänapäeval teeme siis ülekande Lübeckisse, eks ole? Jah. Tema äripartner Raimar Sandov oli Lübeckis, kellele Seelhorst palus need rahad üle kanda. Kirjastajat on ka vahepeal vaja, veel, mitte ainult rahaleidjaid. Selleks osutus raamatukaupmees Scheppeler,
kes sai selle käsikirja kätte ilmselt aastal 1533 ja liikus sellega Lübeckisse. Ta pidi ju saama kõigepealt, kuidas siis öeldakse, korralikult tsensori loa, et sellist katekismust avaldada. Ma oleksin tahtnud libistada venekeelse sõna klavlit, kes mõnasti raamatut tsenseeris, aga nii ta oli. Selgus, et Lübecki vaimulikud ei olnud sellest sugugi mitte vaimustatud. Need jäi raamat õhku rippuma, kuni lõpuks siis soovitati talle, et tuleb ikka Wittenbergi minna. Wittenbergis olid mõned huvitavad mehed, ennekõike Johannes Bugenhagen, Pommerist pärit, läks 1521. aastal Wittenbergi ja oli üks tema lähimaid kaasvõitlejaid, Luteri lähimaid kaasvõitlejaid. Just tol samal 1535. aastal, kui meie katekismus ilmus, sai temast Wittenbergi ülikooli teoloogia professor. Ja Bugenhagen nägi raamatut, ma usun, enne trükkiminekut ja arvas, et no jah, tema oleks Liivimaa talupoegade jaoks kirjutanud parema katekismuse. Aga kätteta ei pannud. Kui me juba Wittenbergis oleme selle Vanrati ja Kölli katekismusega, siis tuleb ju küsida ka seda, et ega seal palju ikkagi ei juhtunud, kui Martin Luther oleks käe ette pannud ja öelnud, et ei, me seda ei avalda, ei lase trükkida. Niisiis läks trükki ja rahastajate aruannetest ja kirjavahetusest tuleb välja, et trükiti lausa 1500 eksemplari. Kas see tõele vastab lõpus, kui nüüd see raamat pidi ootama järjekorras, parajasti trükiti ju Luteri enda täispiiblit ja Luteri isiklik trükkal Hans Luft oli see mees, kellele siis anti luba. Sellepärast ma ütlen, et Martin Luther mitte ainult, vaid ka Bugenhagen pidid olema need, kes andsid loa tehke. Niisiis, seesama nüüd, mida Helmut Weiss raamatu kaante vahelt tükina leidis, seal juhtus imeline leid, pisikene tükikene nõndanimetatud impressumist, mis on siin praegu teie ees ja minu meelest on see ka praegu näitusel väljas, eks ole, Aivar, jah? Kust saab lugeda, et see raamat on trükitud Wittenbergis Hans Lufti poolt 15. augustil, 25. mul on näpuviga, 25. augustil 1535. aastal. Me nii täpselt teame. Nüüd, see on väga huvitav, et see samal leheküljel üleval, me saame lugeda, see on nüüd tõlgitud eesti keelde, see peab olema ilmselt Johann Kölli tekst, kus ta kirjutab, et eesti keel mitmel pool maal ei ole üks ja sama. Kuna mitu sõna räägitakse teisiti Tallinnas, teisiti Tartus, teisiti Narvas ja teisiti Viljandis. See oli väga asjalik ja asjatundlik tähelepanek. Ja sellepärast tõlkija, ilmselt tosama Köll kirjutab, et sellepärast oleks laiuse, ilmselt keel, mitte murre, parem tarvitada eesti keelena ning sisaldab sõnavara poolest mitmesugust ja nii edasi. Väga huvitav märkus, mis vastab absoluutselt õigele tõele, sest ühtset eesti keelt ju ei olnud, aga ma ei taha siin Kristiina Rossi teemat hakata lahti arutama, seda peate temalt edasi kuulama. Nüüd vaatame. Mis Vanrati ja Kölli katekismuses, siin on näide, kuidas, halvasti näha, kuidas näeb välja see originaalne fragment ja teiselt poolt on siis see taastatud tekst.
eestikeelse teksti näide. Selle teksti taastamine, selle üle võib muidugi vaielda, aga nii ta on ja Vanrati ja mis mind häirib selles asjas on hoopis midagi muud. See on, vaadake, need pisikesed serval olevad märkused. Selle üle on natuke vaieldud, aga mitte lõpuni vaieldud. Need ei ole mitte korrektuuri märgid, ehkki tegelikult seal on korrektuuri variant, missugused sõnad võiksid seal paremad olla ja siis on need korrektuuri märgid viidud ka trükitud teksti sisse. See paneb sügavalt mõtlema, kes seda tegi. Kes oli see, kes ja millal ja kus. Umbes nii, et oli üks andekas eesti keelt oskav poiss Wittenbergi ülikoolis, võeti kratist kinni, öeldi, et nüüd teed korrektuuri siin ära, enne kui trükipressi alla läheb. Olgu see natuke lihtsustatud ja naljakas. Aga küsimus jääb õhku rippuma. Me ei tea seda. Nüüd, sellel katekismusel oli õnnetu saatus. Tiraaž, ütleme, et see oli 1500 eksemplari, jõudis millalgi 1535. aasta sügisel Tallinna ja Tallinna rae otsusel keelati selle levitamine, ilmselt siis ka müük, ära mitte väheste vigade tõttu. Nüüd lahtised ja jällegi on siin küsimused selles mõttes, et kumb need olid. Kas need olid usulised või olid need keelelised vead? Vaadake, saksakeelse teksti katkendite puhul ei ole korrektuuri märke, ainult eestikeelsete nende katkendite puhul on korrektuuri märgid. Arvatakse, et selle taga võis näha tüli autori Simon Vanrati ja värskelt Tallinna jõudnud superintendent Nikolaus Glossenuse vahel. Täiesti võimalik. See läks nii teravaks siinsete vaimulike vahel, et Glossenus loobus 1536. aastal ametist ja lahkus jäädavalt Eestist. Nüüd, me ei tea ka seda, mis siis edasi sai, kas see katekismus makuleeriti või põletati, küsimärk. Võrdleme hetkeks naabritega, unustame ära. Vabandust, Aivar, ma lähen nüüd üle lätlaste. Vana versikeelne katekismus trükiti 1545. aastal 2 korda. Teine eksemplar on säilinud ja seal on öeldud, et ke korrigeeret, tähendab, ta on korrigeeritud, parandatud. Leedukeelne esimene raamat Martinas Mažvidase luterlik katekismus trükiti 1547. aastal. Ja siis läheme soomlaste juurde. Mikael Agricola ABC kirja ja väike katekismus ilmus soome keeles, trükiti 1543. aastal. Ja Agricola tõlkis ka Uue Testamendi soome keelde, see trükiti Stockholmis 1548. Vaadake, see on 1540. aastat, see on mingi plahvatuslik areng, kus realiseeruvad kõik need suured väljaanded. Meil on palju sellest katekismuse ajastut raamatut, mida pole leitud. Tallinnas mainitakse ühe raamatakaupmehe hiigelsuures pärandis, mitte saksa katekismuseid 1549. aastal jätkuks eelmistele aastanumbritele. Siis on kuulus Hans Susi ja Reinhold Beseleri poolsed üritused teha mitte saksa lauluraamatut, lõpuks siis 1554 ka tartukeelne Franz Witteni katekismus, mis trükiti Lübeckus, mida me ei ole leidnud, või Johannes Robertuse Tallinna superintendendi ja esimese Eestimaa evangeelse piiskopi katekismus 1570-72 millalgi valminud ja trükitud ilmselt Königsbergis. Või kui soovite hüpata üle, siis veel jesuitide juurde 1585. aastal Toomas Poseuse katoliku katekismus. Nüüd lõpetame, küsime.
kes luges neid raamatuid, kelle jaoks neid trükiti. Kas Tallinna eestlased, Harjumaa talumehed? Seda ma ei oska kuidagi uskuda. Enamikus olid kirjaoskamatud. See oli ennekõike mõeldud kiriku ja kooliõpetajatele ning kooliõpilastele ka. Aga peale selle on ka selle vaimuliku kirjasõna puhul üks asi, mida me ei tohi unustada, see on suulisus ehk õigepoolest kirikulaul kui usuõpetus. Millised te kõik teate? Lutheri tuntum vaimulik laud Ein feste Burg ist unser Gott. Eesti keeles üks kindel linn ja varjupaik. 1527-29 või palun Vom Himmelhof, da komm ich her. Ma tulen taevast ülevalt. Siiamaani kirikulauluna olemas. Ja mida siis mõtlesid need Väoküla talumehed, kui 1556. aastal tuldi Vakust neid kokku koguma ja nendega tuli kaasa Toomas Münderik ehk Harder, Toomas Harder, Kalamaja õpetaja, ilmselt rootsi keelt oskav, ilmselt eesti keelt purssiv. Ja mida nad mõtlesid need nimed, Paige Hans või Kopeste Bertold või Gunter Jakob? Kui palju nad aru said? Kui palju nad mõistsid luterlikku põhimõtet? Ja hüppame lõpetuseks edasi. Jõuame Georg Mülleri jutluste juurde 1600-1607. See on huvitav mees. Nii, ta on mitmekeelne. Ja nüüd vaadake, palun pisikene väljavõtte tema jutlusest. Si bonus eris, siis saad sina armastut, bist du aber nicht froh, so ruuet die Sünde für den Tür, donec revelabitur. 3 keeles, põhiliselt saksa keeles, ladina tsitaatidega ja eestikeelse väikese lõikega seal vahel. Ta kirjutab, et see eestikeelne kirik on kutse plömikene see velja peal. Plömikene on blümchen saksa keeles, tähendab siis nagu lilleke välja peal. Võtame kokku. Pikas tagasivaates meie maa minevikku mulle tundub, et see on siiski imeline asi olnud, kuidas Lutheri algatatud reformatsioon tuli, et jääda ja kujundas ka meie arusaama kirikust, keelest, kooliharidusest, raamatukultuurist. Eks see ole see, miks me täna seda tähistame. Tänan. Kui on küsimusi, tahate võib-olla kuulda? Jaa. Te rääkisite, et Vantalas koostas selle katekismuse, aga miks ta ei tõlkinud seda? See oleks lihtsam oli kindlalt võib-olla. Miks ta ei? Tõlkinud. Vanrat ei osanud eesti keelde tõlkida. Ei, ma... Ja, mõistan. Me ei tea. On teisi katekismusi tollasest Lutheri kaasajast, mille üle vaieldakse, mille üle reformaatorid omavahel vaidlesid, kelle katekismus on õigem. Ja nagu ma kordan veel, see on teoloogiline küsimus. Sellest on kirjutanud Toomas Põld Akadeemias ühe artikli Vanrati katekismuse teoloogiast, aga ma ei ole pädev mees sellele vastama. Aga küsimus on õige, jah. Aga mõni väike kommentaar, et me oleme praegu siin Niguliste kirikus, milles on ju katoliiklik pärand alles tänu sellele, et reformatsiooni aegsed vaimulikud siin oskasid kasutada seda pildilüstamist ja valasid Niguliste kirikulukudesse suladina. Tänu sellele on seda formaat. Ja tasub tähele panna veel mõningaid nüansse, mida ettekandes kuulsime ja mida võib ka siin näitusel näha. Et samad Lukas Kranach vanema pildid, Lutheri portreekoopia on
Tõrvekilt, kes on siis jäädvustanud meile Kristina Petersoni ja seesama Lukas Krahv siis pani Wittenbergi liikujate raamatusse kukekujulise liikujate nõu, mis on tegelikult siis nii ametsa kukeisi isa. Siin on palju selliseid huvitavaid seoseid. Mainiti ka katoliikliku jesuiitide katekismust. Selle lätikeelne versioon on säilinud, see on vanim säilinud lätikeelne raamat 1585. Aga see ilmus samal ajal kui Leedu Eesti keeles. Nii et seal Verstendil on see lätlaste vanim raamat ja kui me seda vaatame, kujutame ette, et seal on hoopis eestikeelsed kirjad, siis me näeme põhimõtteliselt seda eestikeelset katekismust või oskame ette kujutada. Ja samad Mülleri jutlused, millest oli juttu, on mõnda aega siin silmaga näha, et kasutame võimalust. Aga kui on küsimusi, siis... Ja mina kasutan võimalust, et küsida. Kõigepealt ma tänan väga inspireeriva loengu eest, mis te taas tuletas meelde teemasid, mida Jüri teab hästi, ma olen ka ise tegelenud. Ja mul on küsimus lendkirjade ja luusriftide kohta. Esiteks see tohutu hulk, see 2,4 miljonit. Jah. Kas, ja mina ei tea, et oleks meie arhiivides oleks alles 16. sajandi lendkirju, mis siia Liivimaale jõudsid, et kas nende kohta on üldse andmeid, sest seal on tihti koos nii pilt kui sõna? Aitäh, see on väga hea küsimus. Sellega meil on ümberkirjutusi. Tallinna raeprotokollides on mõningatest suurtest Euroopa tähtsusega ajaloosündmustest jõudnud lendkirjad siia ja siis ta on kirjutatud raeprotokolli sisse. Paar väga huvitavat sellist Euroopa ajaloolist. Originaale meil ei ole leitud, tegelikult neid peaks olema paar, aga kõige suurem varamu paikneb Šveitsis, Zürichi linna keskraamatukogus, kus on tohutu kollektsioon ja seal on pildid ka juurde joonistatud tekstidele. Need on kõik käsitsi kirjutatud, osalt on ka trükitud asju. Mul on selline tunne, et seal on näiteks ka Baltasar Russovi käsi mängus olnud, ta on mõned asjad tekstina enne liikvele lasknud Euroopas. Vaadake, see oli ikka uus aeg, me ei tohi alahinnata neid tegelasi. Ja nad võtsid sealt nendest, neid on rohkem, kui me julgeme arvata. Need ei ole ka Zürichi kollektsioonis olevaid kõiki, mis puudutavad enneti Liivimaa sõjaaegseid sündmusi, Läti ala kaasa arvatud, ei ole korralikult uuritud ega ka analüüsitud. Ja. Ma loodan, et on kuulda. Mul on küsimus selle kohta. Mul on küsimus selle kohta, et te argumenteerisite kogu aeg nii, et see on luterlik katolismus, aga ometi on meil ju ka üks teooria, mis räägib, et see katekismus 1525 võis olla katoliiklik. Et mis räägib võib-olla kokkuvõtlikult selle vastu, et see ei saa olla katoliiklik katekismus? Äkki see annate natuke selgust? Ja, see on nii nagu heal Luteri ajastul Inna Põldsami vastukirjutus minu artiklile, et see 1525. saab olemas. Kui hoolikalt loete üle tõendid selle kohta, mis on nüüd avaldatud ja nendest Brandese protokollidest, siis seal ei jää erinevat arvamust, tegemist on mingisuguse katoliku katekismusega. Need on luterlik jõledus, nagu kirjutasid Tomkapitli liikmed. See on esiteks. Sellepärast Vello Helk kirjutas omal ajal Tunas vastu Inna Põldsami kirjutisele ja lükkas selle üsna korralikult tagasi. Vello Helk ei olnud küll kirikuloolane ainuüksi, vaid ajaloolane ennekõike, aga väga põhjaliku tundmisega
nii et tõendeid selleks, et tegemist on katoliiklusega, ei ole piisavalt. See on nagu politsei uurimine, teate, kui teil tõendid on, siis te võite ju mõrvas kahtlustada, aga kui te tõendid ei ole, siis ei saa kahtlustada. Nii et ma jätan selle lahtiseks praegu, aga ma tean, et on sellist versiooni on kirjutatud, jah. Aga